Tere! Mina olen Karl-Kristoffer Raip, Viljandi gümnaasiumi õpilane ja minu uurimistöö teemaks oli Ojasalu talu murrangulistel aegadel 1919 kuni 1991. Käesolev töö käsitleb ühe Eesti talu arengulugu. Sellesse aega jäävad 2 maareformi ja 3 okupatsiooni. Töö vaatleb Lõuna-Viljandimaal Mulgi vallas Uue-Kariste külas asuva Ojasalu talu arengulugu. Käesoleval tööl on 2 eesmärki. Esiteks, uurida, kuidas 2 erinevat maareformi ja nendega kaasas käivad ajaloosündmused mõjutasid ühe talu arengut. Teiseks, selgitada välja, millist mõju avaldasid murranguliste aastate ajaloosündmused ühele taluperele. Töös on põimunud erinevad uurimismeetodid. Kvantitatiivse meetodiga on analüüsitud ja võrreldud talu statistilisi näitajaid riiklike näitajatega. Kvalitatiivse meetodi abil on uuritud talu arengulugu ja talus elanud inimeste eluolu. Uurimistöö koostamisel on tuginetud arhiividokumentidele, asjaosaliste kirjalikele ja audiovisuaalsetele mälestustele, omaaegsetele publikatsioonidele ja samal teemal avaldatud teadusartiklitele. Juba Eesti iseseisvusmanifestis lubati välja töötada seaduseelnõu maaküsimuse lahendamiseks, mis oli toona suur probleem, sest 2/3 Eesti elanikkonda elas maal, kuid 2/3 kogu maast kuulus valdavalt mõisnikele. Pärast Saksa okupatsiooni lõppu asus ajutine valitsus teostama vastavaid reforme. Esmalt võrrandati Kroonumõisad ja Rüütlimõisad. 10. oktoobril võeti pärast pikki arutelusid vastu maaseadus, tänu millele loodi lõpuks üle 56 000 asundustalu. Teiste taotlejate seas sai maad ka Jaan Juttus, kellele anti rendile esialgu 30 vakamaad. Jaanile oli maa saamine väga oluline samm, sest tema sotsiaalne positsioon poleks võimaldanud muul viisil mitte kuidagi maad saada. Ta sündis mõisatööliste perekonda, jäi lapsena orvuks ning tema ainsaks kasvatajaks oli vanem vend Jaak. Kuna aga Jaan oli poissmees ega omanud piisavalt inventari, loobus ta pärast 4 aastat talupidamisest ning müüs 25 000 marga eest rendiõiguse oma vennale Jaagule, minu vana-vanaisale. Jaagust sai talu peamine arendaja. Tema naine Marie andis talule nime Ojasalu. Jaak alustas koheselt ehitustegevusega, sest päriseks ostus peamiseks tingimuseks oli lauda ja elumaja olemasolu krundil. Ehitustegevuseks ja talu päriseks ostmiseks võttis Juttus kokku 2090 krooni suuruses laenu, mille eest saanuks omal ajal soetada üle 800 grammi kulda. Muuhulgas tuli laenu võtta ka krundil olevate puude ostuks, sest kõik vähemalt 3-tollise läbimõõduga puud kuulusid riigile. 1930-ndatel paranes eluolu jõudsalt ning teeniti edukat laenu tagasi. Perel oli ka piisav majanduslik võimekus, et koolitada kõik oma pojad gümnaasiumis. Pärast kooli lõpetamist asus vanem poeg Ervin talu moderniseerima. 1937. aastal ehitas ta moodsa kanala ja sigala, mis mahutas tervelt 200 lindu. Kanalasse konstrueeris perepoeg ka petrooleumiga töötava inkubaatori. Ervin oli oma ja mõistes väga moodne noor peremees. Lisaks talutööle töötas ta igapäevaselt Esto muusikaäris Viljandis ning oli kindlustusselts oma agent, millega teenis piisavalt raha, et soetada endale sõiduauto, mis toona oli luksuskaup. 30. aastate lõpul oli Ojasalus telefon ja raadio ning elutuba, mida nimetati saaliks, kaunistas tiibklaver. Esimene Nõukogude okupatsioon. 21. juunil 1940. aastal toimus niinimetatud juunipööre, mille tulemusena kuulutati välja Eesti NSV. Juba 6 aega hiljem alustati uue maareformiga. Kogu maa ühes selle põuevaradega, kõik metsad, järved ja jõed kuulutatakse kogu rahva omanduseks, see on riigi omandus. Kõige traagilisemaks osutus 1941. aasta. Kui 1941. aasta 3. juulil pidi Ervin loovutama oma sõiduauto võimudele, tekkis üleandmisel intsident, kus auto üle võtnud algaja traktorist lõhkus auto käigukasti, mille peale süüdistati Ervinit sabotaažis. Ta võeti kinni ja toimetati esialgu Viljandi miilitsajaoskonda.
8. juuli hommikul viidi ta koos veel 10 vangiga Viljandi vanglasse, kus nad keskpäeval kiiruga hukati. Loetud tunnid pärast mahalaskmist vallutasid linna Saksa väed, millega ühtlasi lõppes piirkonnas Nõukogude okupatsioon. Saksa okupatsioon. Üle 60 aasta vanune peremees ei saanud üksi müüginormise täitmisega hakkama, võeti 1943. aastal koonduslaagrist talutöödele abiks ukrainlasest sõjavang Karp Burgriil. Sõjavangi koheldi kui oma pereliiget, kes ajapikku sai ka eesti keelest aru. Sõjavangi eest hoolitsemine määras hiljem kui Ojasalu pererahva saatuse. 1944. aasta oli Ojasalus samuti raske, sest pojad mobiliseeriti Saksa sõjaväkke. Sõjategevus viis poja Pauli taganevate vägedega Saksamaale. Poeg Eino jäi Eestisse teenima Tagala pataljonis käskelana. 1947. aastal hoogustus Nõukogude maareform, kui 30. augustil võeti vastu määrus talupidamiste maksustamise kohta. Sellega pandi paika, kes on kulakud ning sätestati kulakutele mitmekordsed maksud. Ojasalus käivitas protsessi väidetav intsident, kus täitevkomitee esindaja soovis jutuselt laenata rehepeksumasina juppi, kuid jutus ei olevat nõustunud, mille pinnalt esitati jutusele süüdistus kulakluses. Selle peale koostas Jaak Jutus ka avalduse Viljandimaa töörahva saadikute nõukogu esimehele, kus lükkas ümber kõik talle esitatud süüdistused ning tõi trumpkaardina välja selle, et Saksa okupatsiooni ajal hoolitses ta ukrainlasest sõjavangi eest. Selle peale tegi nõukogu kiirkorras otsuse, millega kustutati Jaak Jutus ja tema perekond kulakute nimekirjast. 1952. aastal algasid aga tänu kohalikele kaebajatele uued kohtuprotsessid, mille tulemusena siiski kuulutati Jutus kulakuks ning kogu tema pere heideti välja kolhoosist. Pärast kulakuks kuulutamist arreteeriti Jaak Jutus ning viidi Kostivere vangilaagrisse. 1953. aastal pärast Jossif Stalini surma rehabiliteeriti Jaak Jutus ning ta sai naasta oma koju. Talu oli aga täielikult üle võetud kolhoosi poolt. Lisaks oli Elumäest antud üks magamistubadest kolhoosiperedele elamispinnaks, mille tulemusena oli Talumäest saanud kortermaja. Jaak Jutus suri 1961. aastal. Tema surma järel asus tallu elama tema tütar. 1991. aasta aprillis andis Halliste sovhoos 16 hektarit tähtajatuks kasutamiseks. Maade kasutajaks sai Aliide lapselaps Aivar Relp, kes päris talu Aliide surma järel 1997. aastal. Tööst järeldus, et 2 oluliseks murranguks talu arenguloos olid 1919. aasta ja 1940. aasta maareformid. Esimene maareform tegi talu rajamise võimalikuks, sest ilma riigi toeta poleks Jutused, kes seni olid teeninud teistest taludest sulastena, tõenäoliselt suutnud kunagi endale talu soetada. See maareform andis tõuke talu arengule ja talupere majandusliku heaolu kasvule. Alustanud 1920. aastal 17 hektari suuruse põllumaaga ja 2 hektari jagu viljaga, jõuti 1940. aastaks tasemele, kus talu oli oma näitajate poolest üle Eesti keskmise. Muuhulgas omati telefoni, raadiot ja autot, mis luksuskaupadena andsid tõestust kõrgemast elukvaliteedist. Teine oluline murrang oli 1940. aastal alanud Nõukogude okupatsiooni koheselt alustatud maareform. Sellega kaasnes ka talude sundkollektiviseerimine, mis likvideeris kogu põllumajandusmaa ja inventari. Selle tulemusel hävis Ojasalu kui tootmisüksus, mis ei taastunud enam kunagi. Kõik, mis sai alguse esimese murrangu tõukel, hävis teise murrangu mõjul. Selle töö käigus õppisin, kuidas töötada erinevate allikatega, sealhulgas arhiiviallikatega. Õppisin leidma asjakohaseid allikaid, õppisin allikaid analüüsima ning tegema statistikat allikate põhjal. Lisaks õppisin nõuetekohaselt uurimistööd koostama. Tänan eeskätt oma uurimistöö juhendajat, oma sugulasi ja oma vanemaid, kes kõik aitasid kaasa selle uurimistöö valmimisele. Tänan ka žüriid selle võimaluse eest. Aitäh!